Kes kujutaks Eesti saari ette ilma kadakaste karjamaadeta? Traditsioonilised mereäärsed loopealsed ei ole midagi, mis meie maastikke lõpmatuseni kaunistavad. Poollooduslikud elupaigad vajavad pidevat hoolt. Viimasel ajal on hakanud aga seda hoolt nappima. Mitmed loopealsete ja poollooduslike karjamaadega seotud liigid, näiteks orhideed ning jütselkärngon, on paljudele juba tuttavad. Vähem on teada asjaolu, et kadakased alvarid on meie liblika rikkaimad elupaigad. Anu Tiitsaar on Saaremaa loopealsete liblika kooslusi uurinud juba 6 aastat. Siin kadakate vahel selliste lagedate laikude peal on need kohad, kus nad siis lendavad. Ja, just. Kadakad pakuvad nendele tuulevarju ja pakuvad sooja mikrokliimat. See on üks kireslane. Ma ei saanud kätte vist. No ütleme, käsitsi saab paremini. Ja Alex. See ei ole väga päevaliblikas, aga neid ma samuti loen. Millised on siis need, keda me täna otsime? Ma saan aru, pisikesed ja valged meile ei sobi. Ütleme, mina tegelen tõesti päevaliblikatega kitsas mõistes, keda on Eestis umbes 100 liiki. Liblikaid üldse kokku Eestis on üle 2000 liigi. Minu jaoks piisab teadmisest, et nad on suured ja värvilised. See on päris hea indikaator. On ka väiksemaid eksemplare. Kuule, seal on üks suur... Ära pingut. Isver, kui kiiresti ta pani. Inahhi siia. Päeva paabusil. Käes. Ja. Ma ütleks, et see on suur ja värviline. Õige. See. Ma tahtsin, et saaks teist jahtima. See on rohusilmik. See on generalist teist tavaline liik. Et teda leidub praktiliselt igal pool, kus on natukene heina rohtu. Tema on nüüd selline liik, kes ei vaja spetsiaalselt selliseid alvareid ja loopealseid elamiseks. Otseselt mitte, kuigi teda elab ka siin ja elab teda siin palju. Anu poolt uuritavad päevaliblikad on loopealsete seisundi indikaatoriteks. Kui liblikaid on rikkalikult ja neil läheb hästi, siis läheb hästi enamusel putukatest. Märgistus taaspüügi abil saab teada, kuhu liblikas läheb ja kui palju ta liigub. Näiteks seda, kui hästi mingi liik ühelt loopealsel aigult teisele suudab rännata. Selle töö läbiviimiseks on teadlastel aega napp nädal, mis on ka liblikate keskmine eluiga. Mul on täna kuidagi väga hea liblikaõnn, et jälle uus haruldane ja sinne spetsiaalne liik. Nurmiku silmik. Tema elab ainult siis loopealsetel? Jah. Ja ta on üsna vähearvukas, nii et see, et me teda täna kohtasime, on suhteliselt tore. Kas märgistame ära ka? No, paneme numbri külge. Paneme. Loopealsed on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud rohumaad. Tänaseks on Eestis säilinud ligi 12 000 hektarit loopealseid, mis on 1/3 kogu maailma omadest. Lisaks sellele on päris paljud Eestis hetkel elavad liblikaliigid kohastunud elama just sellistes kooslustes ja mitte ainult liblikaliigid, siin on ka unikaalsed taimekooslused. Loopealsed kui sellist me oleme lugenud, et kitsaid spetsialiste on umbes 11 liiki. Üügu pangapealne alvar on üks Eesti liblika rohkeimaid loopealseid. Vaatame, kui palju neist 11 liigist täna lendab. Täna on 18 kraadi ja pilvkate, nii et kõige ideaalsem ilm liblikate püüdmiseks ei ole. Liblikatele meeldib päikesepaiste ja mida soojem, seda parem. Aga mõned üksikud liigid sellegi poolest siin on. Kus ta läks? Kadunud. Ei ole midagi lihtne see liblika püüdmine. Sport, täielik sport. Said, tõmba kinni. Aha, nüüd sa said uue liigi vahel. Uus liik, ja Nõmme silmik. Tema on loopealsete spetsialist, et tema tahab saada kiviklibu, mille peal ta siis istub. Kui tema maha maandub, oma tiivad kokku paneb, siis ta on nähtamatu. Ta on täpselt kivivärvi. Tema on üks endast 11, kes siit kaoks, kui need loopealsed kõik võsastuvad. Kinni kasvavad, võsastuvad, siis see liik on üks, mis tegelikult isegi esimeste hulgas kaob. Jälle teine ka. Ma saan teise ka. Ongi. See on meile tuttav juba. See kesasilmik oli. Kuule, aga räägi, miks kahekesi koos lendavad? Tihtipeale vaatad, liblikad lendavad kahekesi koos paaris. See on sellepärast, et osa liblikaid on territoriaalsed, et
isane liblikas valib endale ühe sellise koha, tavaliselt on see mingisugune põõsas, mille otsas ta siis istub ja siis, kui keegi läheneb tema territooriumile, siis ta läheb kontrollima, kas see on sissetungija või see on emane liblikas. Et siis tal lähevad ja siis nad keerutavad koos korraks seal üleval ja siis nii-öelda võitja läheb, võtab siis oma territooriumi tagasi või kui see on emane, siis ta läheb muidugi talle järele. Mina olen seekord selgelt ebaprofessionaalse käitumisega. Lähen elevile iga tavalise liblika liigi peale. Anul piisab vaid silmanurgast märkamisest, et järjekordne kesasilmik ning ei tõsta selle peale kahvagi, kuid verikireslased pakuvad temalegi huvi. Nemad on kireslased. Nemad on ka liblikad või ei ole? Ikka liblikad, aga päevaliblikate hulka neid otseselt ei loeta. Küll aga oma töö jooksul loendan ma ka neid, sest nad sarnaselt päevaliblikatele lendavad päevasel ajal, on hästi määratavad, kergesti leitavad ja lisaks sellele nad ei viitsi ka enamasti õite pealt lahkuda, sest nad on mürgised. Aga mida nemad siin õie peal kahekesi teevad siis? Paarituvad. Nendel võtab see protsess aega mõnikord tund ja kauemgi. Võimas. Kireslased end segada ei lase ja õielt ei lahku. Küll on aga liblikad jäädavalt lahkunud vaid mõne kilomeetri kauguselt Nõmmküla loopealselt. Nõmmküla loopealne Muhu saarel on hea näide sellest, milliseks muutub üks halbar, kui seda ei ole paarkümmend aastat niidetud ega karjatatud. Liblikatel siin elamiseks ega lendamiseks enam kohta ei ole. Kust maalt öeldakse, et loopealne on nii-öelda raisus või mitte sobiv, et kui võsastunud või kui kinni kasvanud olema peab? Minu kogemused näitavad, et kui võsa ulatub juba seal üle 70-80%, siis seal praktiliselt ei ole enam midagi järel. Aga vaatame, kas siit leiame midagi. Ilusal loopeal on võsa ikka oluliselt vähem. Siit ei saame küll midagi, võin öelda. Ka siis, kui ilm oleks ilus. Nii nagu arvata oli, kinni kasvanud loopealsel liblikaid ei ela. Liblikate seisukohast on enamus Eesti loopealsetest kas umbe kasvanud või ülehooldatud. Parim variant oleks hoopis kuldne kesktee võsastumise ja ülekarjatamise vahel. Üks variant oleks siis tõesti see, et majandatakse kas tsüklitena, et näiteks iga 3 aasta tagant lubatakse need loomad see peale või siis majandatakse niivõrd madala intensiivsusega, et tõesti siin on üks lammas 5 hektari kohta, et kogu rohi ei oleks kogu aeg ära söödud, et oleks kohti, kus rohi oleks kõrge, oleks madala murusemaid kohti, et oleks mitmekesisust. Eks liblikad palmikuna nad lendavad rõõmsalt ringi, eks nad võivad igal pool minna ja tunduvad päris liikuvad olevat, et neil on nagu lillekesi vaja. Tegelikult liblikaröövikud rööviku faasis toituvad konkreetsetest taimeliikidest. Nendel on vaja, et see taim oleks kindla suurusega, õiges kohas, õiges mikrokliimas, et ta ei oleks liiga võsa vahel, et ta ei oleks liiga lageda peal. Tal on vaja seda oma niši ja et seda saavutada, selleks on vaja, et see kooslus oleks mitmekesine. Sel aastal eraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt ligi 1 000 000 eurot loopealsete korrastamistöödeks. Peamiselt niitmise ja võsast puhastamise näol plaanitakse korrastada 2500 hektarit umbekasvanud loopealseid. Terve päev liblikavõrguga vehkimist ning minul on õige liigutus juba käe sees. Päeva lõpuks õnnestub kinni püüda üks haruldane liblikaliik, mille abil toimuv teadustöö on üle-euroopalise tähtsusega. See on vist see pärlmuttertäpik vist. Tule vaata, kas on see, mis vaja oli? Kohe uurin. Jube kiire tüüp. Jep. On see või? Jah, väike pärlmuttertäpik. Loopealse spetsialist. Väga kiire. Ja miks meil teda nii väga siis vaja leida oli? Sellepärast, et ühel kolleegil Šveitsis, tema teeb nende geneetilist uuringut ja tema tahaks saada nende DNA näidiseid. Selleks me võtame talt ära ühe jala. Liblikal on 6 jalga? Jah, nii et ta saab väga edukalt hakkama pärast ka seda, kui me talt selle ühe ära võtame. Tundub küll julm, aga samas liblikas ise jääb ellu. Kui mingisuguses väikses piirkonnas see geneetiline mitmekesisus hästi väikseks muutub, siis sealt vist elujõuliseid järglasi enam tulla ei saa, et populatsioon hääbub. Jah, on näidatud, et need populatsioonid, kus on geneetiline mitmekesisus kahanenud, need surevad märksa suurema tõenäosusega välja. Üügu panga loopealsel veel liblikapopulatsioonide väljasuremist karta ei ole. Nii et kui Kesk-Euroopas häda käes, võime oma liblikaid geenide rikastamise eesmärgil ka lääne poole saata. Loodetavasti kannavad järgnevatel aastatel loopealsete taastamistööd vilja ning nende kinnikasvamine peatub.
sest loopealsete hooldamisega säilivad ühed liblikate rohkeimad alad Eestis.